Kui selline kuumaastik ähvaldaks tulla linna keskele, siis poleks raske vaid nädalapäevade jooksul tuhandeid inimesi saada välja protesteerima. Kohe lähme Jüri Jaani talusse, kus just selline kuumaastik ähvaldab hakata paistma otse talu aknast ja vaatame, mida need inimesed sellest arvavad. Milles asi on? No asi on selles, et 3 perekonda on kogunenud praegu siia, et seista karjääri vastu, mis puudutab rohkem kui 3 perekonda. Keskkonnaametnik tuleb siia ja ütleb meile esimese lausena, et kõigepealt teie veetase langeb 2,3 meetrit. Nii, ma küsin, et mis siis nagu saab? Et siis seesama arendaja hakkab tegema meil 4 korda aastas veeseiret, et kui vesi on tõesti otsa lõppenud, et siis tema tagab meid veega. Ma küsin, mismoodi ta meid siis veega tagab? No, sisterniga. Ma küsin, kas te säästumarketi veepudeliga ei taha tuua, kuhu ma pesumasina ühendan, siis sisterni külge või? Ma ei ole selle ala ekspert, ma olen tavaline lihtne inimene, ma ei tea neid asju. Aga igasugused müratõkked, et mingid 5-6 meetrised, ma ei tea, pinnase vallid ette lükata, no ma ei ole elu sees nõus sükse asjaga. See, miks ma siia tulnud olen, on seesama looduslik keskkond. Sa teed selle tehingu ära ja järgmine hetk, kui kohale tuled, siis sul seal enam metsa juba pole ja järgmine hetk sa saad teada, et siin samas hakatakse karjääri kaevama, siis nagu Ja see Lõhejõgi siis on samamoodi ilmselt siis kaitse all? Ja see on kaitse all. Mille veerežiimi muutmine on keelatud. Seaduse alusel on keelatud. Et seda eksperthinnangus on nagu selle karjääri maksimaalset mõju ala hinnatud. Ilmselgelt. Jah. Mina kui ajaloolane näita, siis kus see vallavanem näitas seda? See on uskumatu lihtsalt. Nii, 9. septembril siis kohtusime ja oli siis 2 Keskkonnaameti töötajad pluss siis avaliku tõstama osavallana. Siin selles ruumis nagu öelda meile tutvustati seda kaevandutava või kaevandus projekti. Tol hetkel lihtsalt mingid emotsioonid juba tulid, et see vesi ära läheb, sai ju kohe küsida, et kuidas need asjad siis lahenevad ja kõige muidugi jahmatavam oli see, et Keskkonnaameti siis menetleja võis läbi nagu viib see daam siis välja, et ta ei näe põhjust keeldumiseks, mis oli meile täiesti päris harjuslik kord oleks jälle taas, et kuskilt tuleb mingi omanik või ütleme me oleme nagu siis need, kes müts näpus käivad kuskilt ja vaatame, kuidas me siis hakkama saame või kelle armust me hakkame elama. Täitsa siis siit tuleb? Põhimõtteliselt siit samast tagant juba isegi vooluliini alt läheb nagu näha kaevandamiseks. Vesi kaob absoluutselt ära, see asi muutub täiesti mõtetud. Ma ei tea, mis sellega siis peaks Ja kuidas te siin ilma veeta hakkate elama? Ausalt öelda ikka kõige peavalu tekitav. Ei oska öelda. Sealt poolt siit ja sealt ja kui tulevad siia mingid 6-7 meetri kõrgused müratõkke vallid. No kas tuleb jah? Mina ei oska seda kommenteerida. See on õudusunenägu. Ja selline tuleb mul siis põhimõtteliselt maja ukse ette, eks ole. 10 meetrit majast eemale.